Hei, tere tulemast nahahoolduse ja enese poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Mul on suur rõõm sind tervitada ja tänase video teema on üks uus toode, mida olen viimasel ajal oma nahal katsetanud. Ja selleks uueks tooteks on Bioderma Sebium näopesukeel aktiivhapetega. Bioderma tõi natuke aega tagasi, umbes suve lõpus, meie poelettidele uue toote ja selleks ongi seesama aktiivhapetega näopesukeel. Antud näopesukeel on mõeldud seganahale, rasusele nahale ning neile, kelle nahka kimbutavad vistrikud või lausa akne. Tegemist on happekoorijatega näopesukeeliga, ta sisaldab endas glükoolhapet ja salitsüülhapet. Kes ei ole varasemalt happekoorijatest mitte midagi kuulnud, siis happekoorijad jagunevad tegelikult 3 rühma. Alfa-hüdroksühapped, mille hulka kuulub glükoolhape, beta-hüdroksühapped, mille hulka kuulub salitsüülhape, mis mõlemad on selle sees. Ja tegelikult on olemas ka 3. rühm happekoorijaid, polühüdroksühapped, mis on sellised palju õrnemad happed, aga tänane toode sisaldab alfa-hüdroksühapetest glükoolhapet, mis on kõiges väiksema molekuli suurusega hape, mis suudab tungida nahas väga sügavale. Alfa-hüdroksühapet, sealjuures glükoolhape, aitab naha pinda koorida. Ehk ta aitab lahti sulatada naha rakkude vahelised liidesed ning surnud naharakud saavad nahalt mõnusasti ja pehmelt eemalduda. Salitsüülhape on teine hape, mis on siia lisatud, on beta-hüdroksühape ja salitsüülhape on just rasvlahustuv. Tema ei koori nahka pindmiselt, vaid suudab lahustuda sisse meie pooridesse, mis ongi rasvasemad. Ning salitsüülhappe suureks abiks on just see, et ta aitab vistrikutega hakkama saada. Ta aitab koorida meie poore seest poolt, ravides juba olemasolevaid põletikulisi vistrikke ning ennetades ka pooride puhastusega järgnevate vistrikute teket. Samuti on salitsüülhape väga heaks koostisaineks just neile, kes soovivad tegeleda oma mustade peadega. Needsamad ummistunud poorid, mis ninale tekivad, võib-olla laubale, võib-olla põskedele või lõuale. Salitsüülhapet järjepidevalt kasutades aitad sa oma poore puhastada ning mustad pead jäävad eilsesse päeva. Aga ta tõesti vajab järjepidevat kasutamist, et seda efekti saavutada. Ja milleks üldse happekoorijaid võiks kasutada, sest et oleme koorinud aastakümneid ju oma näonahka või ka kehanahka selliste toodetega, mis sisaldavad väikseid graanuleid. Siis tänapäeval oleme tõesti liikunud sammu võrra edasi ja happekoorijad on nahale nende graanulitega võrreldes kindlasti palju sõbralikumad, pehmemad ja vähem ärritavamad. Need graanulid, kui sa neid oma naha peal hõõrud, siis nad tihti tekitavad naha sisse mikrolõhesid, mis jällegi viib naha tasakaalust välja, tekivad rohkem punetused, ärritused, igasugused niiskuse kaod, nahk kuivab palju kiiremini. Ja sellepärast on happekoorijatega koorimine palju parem variant sinu nahale. Ehk seesama näopuhastuskeel aitab sul nahka koorida tegelikult 2 etapis. Glükoolhape aitab naha tekstuuri parandada, aitab välja tuua seda uuemat, värskemat, säravamat nahka, aidata need luitunud ja natukene vanemad, mitte nii säravad surnud naharakud eest ära. Glükoolhape aitab ka lahti saada pigmentatsioonidest, nii melasmast kui ka näiteks vistrikust järele jäänud tumedamast laigust ja alfa-hüdroksühapete, sealjuures ka glükoolhape, mis on siin sees, mõjutab nahas sellist protsessi nagu kollageeni tootmine. Järjepideval kasutamisel annab see nahale signaali, et ta hakkaks ise rohkem kollageeni tootma ning oleks vetruvam ja nooruslikum. Ja nagu ka enne mainisin, salitsüülhape selles happekoorija pesukeelis aitab vähendada mustasid päid, valgeid, tugevamaid kometoone, mis on sellised suletud kometoonid nahal. Samuti leevendab põletikulisi vistrikke ning ennetab ka igasuguste ummistunud pooride ja vistrikute teket. Samuti on sellesse pesukeeli lisatud ka tsinkglükonaati,
mis aitab kontrolli all hoida rasu tekkimist. Ja kõik see justkui tundub, et on väga selline nahale äkiline ja võib-olla liialt naha loomuliku kaitsebarjääri lõhkuv, siis Bioderma on sellega ka tegelenud, et pannud siia juurde ka lisaks glütseriini, mis on nahale niisutav ning ta kasutab ka selles pesukeelis pehmeid pesuaineid, mis säilitavad naha loomuliku tasakaalu. Ja samuti on sellel tootel hea pH tasakaal, mis samal ajal on efektiivne, aga nahale siis hea taluvusega. Ja kuidas siis näopesukeeli kasutada? Nagu ikka veebaasil puhastajatele kombeks, kanna seda näopesukeeli oma märjale näonahale ja kaelale, masseerida selliste mõnusate ringjate liigutustega umbes minut aega. Ja miks see minut on nii oluline? On sellepärast, et salitsüülhape, see rasvlahustuv nii-öelda pooride avav hape, jõuab meie nahka imenduda 1 minuti jooksul. Et kui sa kasutad seda näopuhastuskeeli ja tahad saada sellest maksimumi kätte, siis kindlasti hoia teda nahal või siis masseeri teda oma nahal vähemalt 1 minut. Siis jõuab salitsüülhape imenduda, täpselt samamoodi ma arvan ka glükoolhape juba hakata mõjuma su nahal ning saad sellest pesukeelist kätte maksimumi. Happekoorijaid kasutada päris igapäevaselt ma kõigile ei soovita. Kui sul on väga-väga rasune nahk ja selline tõesti kõik poorid on pigem hästi ummistunud, on tugev võib-olla vistrikute laine nahal, siis võib tõesti seda pesukeeli kasutada kuni 2 korda päevas, nii hommikuti kui õhtuti. Aga suurema osa inimestele võib selline 2 korda päevas kasutamine olla liiast. Mina kasutan seda näopesukeeli just ennetava meetodina umbes 3 või 4 hommikul nädalas. Mõnel nädalal ma kasutan teda vähem, mõnel nädalal kasutan rohkem, olenevalt siis näonaha olukorrast ja seisundist. Aga ikkagi kasutan seda pesukeeli oma näonaha hooldusrutiinis pigem järjepidevalt, et need samad happed saaksid siis aidata ka ennetada kõiki neid muresid, mis võib-olla vistrikud ja ummistunud poorid endaga kaasa toovad. Ehk siis kasutada teda vastavalt vajadusele, soovitavalt umbes 2, 3, 4 kordal nädalas. Kui sa oled happekoorjatega liiale läinud, siis sa tead seda järgmistest punktidest. Su nahk on rohkem punetavam, su nahk reageerib tugevamalt, võib-olla isegi kipitab, kiheleb ja kolmandaks siis su nahk on läinud pigem selliseks kuivaks. Need 3 märksõna on nüüd need, mille järgi sa saad aru, et sa oled võib-olla happekoorjatega läinud liiale. Ja seda sama pesukeeli tegelikult ei pea ainult kasutama näol. Kellel teeb näiteks muret ülaseljal olevad vistrikud, võib-olla isegi vistrikud istmikul või siis käte nii-öelda tagakülgedel olev selline krobelisem või tekstuursem nahk. Seega kõik sellised kehapiirkonnad, kus sa vaevled ummistunud pooride, vistrikute või ebatasase sellise tekstuursema nahaga, siis Bioderma pesukeel on sulle seal kindlasti abiks. Ja endiselt soovitan teda hoida siis selles piirkonnas kuni 1 minut, et see salitsüülhape ja glükoolhape saaksid nahka imenduda ning teha siis oma maagiat. Küll aga siin toon jälle sisse ühe aga. Glükoolhape on siis alfa-hüdroksühape, mis siis nii-öelda koorib nahka pindmiselt. Ehk siis ta toob nähtavale ja keskkonnaga kokkupuutesse uue ja noore naha. Ja siinjuures koputan korra veel sulle südamele, et väga vajalik on sel juures ka igapäevane SPF kreemi kasutamine. Sul on vaja oma nahka, seda nooremat, säravamat nahka kaitsta ka liigse UV-kiirguse eest. Ja päikesekaitsefaktoritega kreemid vähemalt SPF 30, ideaalis SPF 50 on sellel juures sinu jaoks igapäevaseks sõbraks. Nii et happekoorjate kasutamisel kindlasti haara ka SPF, et kaitsta oma nahka. Sest et päike tekitab sellel juhul, kui sa ei kasuta SPF-i, sul sellele noorele, säravale nahale pigmendilaigud. Samuti päike nagu ikka vanandab, kuivatab, tekitab ärritusi ja mis kõige hullem, nahavähki. Alati SPF on su number 1 sõber, kui me räägime nahahooldusest ja enesepoputamisest. Nii, mis ma veel tahtsin rääkida? Tahtsin siis rääkida sellest pesukeelist ja minu kasutajakogemusest siis selle pesukeeliga. Ta tuleb sellises päris suures
pudelis, siin on teda lausa 200 milliliitrit, avatuna säilib umbes 6 kuud on siin kirjas. Ja ta on suhteliselt lõhnatu, väga kerge sellise natukene hapukama lõhnaga. Tekstuurilt on ta selline suhteliselt vesine, keeljas ja läheb natukene ka naha peal ringilt siis liigutades veidikene vahutama. Aga väga-väga pehmelt selline pigem kerge piimjas vaht. Teda ei pea üldse nahale kantuna väga palju kasutama, et selline pigem hernetera suurune kogus näole kaelale on täiesti piisav. Ja ma kujutan ette, et sellest pudelist jagub minule küll väga-väga pikaks ajaks. Näopesukeeli maha pestes jääb minu näonahk küll väga siidine, pehme ja oi kui sile. Minul on pigem normaalne tasakaalus nahk, küll oma T-tsoonis ma kipun minema tihti pigem rasusemaks ja mul esineb ka vistrike. Siis täpselt selline pesukeel on minu jaoks küll igapäevases nahahoolduses väga vajalik ja väga hea abimees, mida ma kasutan. Küll pean ütlema, et selle pudeli või selle pakendi osas on mul üks aga. Mõnikord, kui mul on käed märjad ja tahan seda kasutada oma vannitoas, siis selle lahti tegemine. No ma proovin. Näed, jälle ei tule. Okei, nüüd tuli. Selle lahti tegemine on märgade kätega teinekord päris keeruline. Ma ei tea, kas ma olen saanud sellise pudeli, mis on natukene sellisem problemaatilisem, aga tõesti teinekord mul on tekitanud suurt raskust, kuidas seda kätte saada. Võib-olla oleks seda palju mõnusam kasutada, kui see oleks pumppudelis. Lihtsalt mingi mõte, mis mul tekkis. Aga tõesti, uus Bioderma näopesukeel on väga hea siis just normaalsele, sega ja rasusele nahale ja kõigile neile, kes tahavad vistrikute ja ummistunud pooridega tegeleda. Aga sa võib olla küsid, et kui sul on näiteks kuivem nahk, siis millist happekooriat on sul hea kasutada? Siis mul on sulle kohe alternatiivid. Räägime siin lõpus paarist tootest, mis võib-olla on heaks alternatiiviks antud siis näopesukeelile. Ja näiteks kui sul ongi kuiv nahk, siis ma ei soovita sul väga minna peale glükoolhappega, sest glükoolhappe võib olla liialt tugev ja võib-olla liialt kuivatav just kuivale ja sellisele dehüdreeritud nahale. Siis nendele soovitan ma kindlasti väga head happekooriat The Ordinarilt, mis on siis piimhappe, laktikhappe 10%. See on väga hea näonaha kooria just neile, kellel on kuivem dehüdreeritud nahk, sest et piimhappel on teine väga hea omadus lisaks koorimisele, on ta ka siis niisutava toimega nahale. Ja piimhappe kuulub samuti alfa-hüdroksühapete hulka, ehk siis ta on see näonaha pindmine kooria. See The Ordinary piimhappe seerum siis on hea kanda nahale pärast puhastust esimese seerumina ja sa ei pese seda maha, et see jääbki nahale, kannad sealt edasi veel võib-olla niisutava seerumi, näokreemi ja ongi õhtune või hommikune näonaha koorimine tehtud. Kui tahad selle toote kohta veidikene rohkem infot saada, siis olen teinud varasemalt ka ühe näonaha hapete kooria video. Saad sealt võib-olla rohkem infot kätte. Kes aga tahab saada ainult vistrikutega hakkama saamiseks happekooria, ehk siis ainult näiteks salitsüülhappega happekooria pesukeeli, siis on väga hea variant selleks, olen varasemalt ka rääkinud minu kanalil The Inkilisti salitsüülhappe puhastaja. See on põhimõtteliselt sarnane toode Biodermale, ainult sellesse ei ole lisatud glükoolhapet ja tänu sellele on suurepärane variant näiteks neile, kellel on nahatüüp pigem kuivem või tundlikum, aga samas esinevad ka nahal vistrikud või ummistunud poorid. Seega siis selline ainult salitsüülhappega puhastaja on sellisele nahatüübile palju-palju parem variant, sest et sellesse ei ole lisatud siis seda natukene võib-olla kuivatava või liialt tugeva toimelist glükoolhapet. Väga mõnus näopesukeel, minu ammune lemmik juba. Ja kes siis soovib sellist tõesti väga-väga tugevat nii-öelda powerhouse naha kooriat, siis üks variant on The Ordinaril, mis on tõesti selline väga tugev samm edasi kõikidest näopesukeelidest ja sellistest piimhappe pehmetest näokooriatest, mis sa siis nahale jätad. Ja selleks tooteks on The Ordinary alfa-hüdroksühapped ja beta-hüdroksühapete segu näomask. See on siis just happekooriate
nii-öelda kokteil, mida jätta oma nahale 10 minutiks. Tegu on siis sellise happekoorja maskiga, mis on tõesti väga tugeva toimeline. Siia on samuti lisatud nii salitsüülhappe, mis on siis beeta-hüdroksühapped, kui ka siis alfa-hüdroksühappetest. Siin on isegi glükoolhappe, minu meelest piimhappe, mandelhappe ja sellised puuviljahapped niisamuti. See happekoorja mask on tõesti selline väga tugeva toimeline, alles neile hea kasutada, kes on happekoorjatega juba varasemalt tuttavad. Ja sellist maski 10 minutiks maksimum hoida nahal õhtuti 1 kord nädalas on juba suurepärane. Ta töötab selliselt tõesti tugevalt, efektiivselt ja teda ei olegi mõtet võib-olla tihemini kasutada, sest et jällegi on risk koorida nahka liialt. Nii et on olemas happekoorjaid igale maitsele. Tänase Bioderma toote puhul mulle väga meeldib, et sellesse on lisatud nii glükoolhappe kui salitsüülhappe. Ta sisaldab neid mõlemaid ja efekt on kohe 2 toimeline. Küll aga tõesti sobib ainult teatud nahatüüpidele ja teatud nahamurede korral. Kellel tekkis huvi, siis minge lähimasse apoteekasse, Apotheka Beauty ilupoodi ning leiate endale uue Bioderma happekoorjate näopesukeeli. Loodan, et aitasin sul tänase videoga natukene paremini aru saada, kellele ja miks seda uut Bioderma toodet on hea kasutada. Ja võib-olla said jällegi natukene targemaks ka happekoorjate osas. Aitäh sulle täna vaatamast, me näeme järgmises videos. Olge tublid. Tšauka!